tere sulle Meeri Taro lehele. Algava nädala üldist energiat iseloomustab selline tarokaart, nagu seda on mõõkade 9. Mõõkade 9 on selline kaart, mis näitab seda, et nädal võib olla tavapärasest emotsionaalsem ja pingelisem. Võivad üles kerkida mineviku teemad, inimesed võivad üle reageerida, mõni hirm minevikust võib üles kerkida. Unenäod võivad olla tavapärasest rahutumad ja meeletasandil võib toimuda hästi palju igasuguseid selliseid vanade asjade mälestuste üles kerkimine, mis on nagu ebameeldivad ja ei pruugi olla kõige toredamad, et selline inimeste nagu otse kui sisemine emotsionaalne mustus tahab pinnale tulla, et saada ära puhastatud. Oluline on jääda rahulikuks, jälgida enda emotsioone, mõtteid, olla mõistev iseenda ja teiste suhtes ja teada seda, et kõik situatsioonid on ajutised, et kõik möödub. Negatiivsed mõtted mõjutavad reaalsust, et pigem mitte neisse kinni jääda, on ju. Ja tuletan ka seda meelde, et tea, et sina ei ole sinu mõtted, sina ei ole sinu emotsioonid, sinu mõtted ja emotsioonid ei defineeri sind, et lase lahti ja lase kergusega minna ja jää tugevaks ja iseendale kindlaks. Nüüd suhete valdkonda iseloomustab selline kaart nagu torn. Torn on ka üks tore kaart, et torni kaarti natukene kardetakse, et on niisugune sünge ja otse kui hädade ja konfliktide kehastus, aga tasub meeles pidada seda, et mitte ükski nagu selline suhetes just eriti, mitte ükski selline nagu vältimatut muutust vajav situatsioon või nagu ootamatu kriis ei teki lihtsalt tühjast kohast. Et tegelikult sa ju oled märganud neid märke juba ammu ja tegelikult sa ju tead või et sa ju aimasid seda, et lase kergusega minna inimestel, kes sinu elus neid torni efekte tekitavad. Las nad olla ja tea, et sa oled väärt palju paremat kui seda, et keegi sind kehvalt kohtleb, on ju. Paku ka toetust teistele, et kui sa näed, et kellegi kõrvalt sinu kalli inimese suhted põrmu kukuvad, et ole see õlg, millele toetuda ja paku sina seda kvaliteetset sõprussuhet, on ju. Ja luba ka iseennast hoida, et ära unusta ka iseennast ära, et kui sul on raske, siis võta vastu ka tuttavate toetus, on ju. Ja tegelikult üks niisugune mõnus torm suhetes vahel lööb õhu puhtaks ja näitab, kes jääb kõrvale ja kes ei jää, et vahel on sellised tormid väga vajalikud meie elus, on ju. Nüüd töö ja raha valdkonda iseloomustab selline suure arkaani kaart nagu mõõdukus. Mõõdukus näitab seda, et pigem hoidu sellel nädalal kiiretest otsustest ja sellistest tormakatest tegutsemistest, ennatlikest järeldustest ka. Et parima tulemuse saad siis, kui kaalud ja analüüsid olukorda põhjalikult ja langetad kaalutletud otsused. See on see, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, on ju, et pigem kaalu ja puhka. Ära võta sellel nädalal vastu suuri elumuutvaid otsuseid pigem, et vaata, kuhu välja jõuab. Võib-olla sul ei ole täit informatsiooni. Ja kui tunne ei ole hea valiku puhul, siis lase asjadel settida, maga selle üle ja vaata, mis välja tuleb. Tervise koha pealt
juba teist nädalat sama kaart, maag. Maag näitab, et kõik on sinu kätes. Sul on kõik oskused ja võim muuta kogu oma elu, keha ja tervist ja heaolu ja füüsilist heaolu siis täpselt selliseks, nagu sa tahad. Et kõik võtmed on sinu enda käes ja sul on kogu maailma tarkus, et elada sellist elu selles füüsilises kehas, nii et on võimalikult mugav, mõnus ja hea. Pikemat prognoosi saad lugeda ikka meritaro.com lehelt ja kaunist nädalat sulle!